Tere hommikust kõigile. Olen Kristjan Kask, töötan Tallinna Ülikoolis psühholoogia õppejõuna. Täna on siin saalis üpris palju mulle tuttavaid nägusid, mistõttu ma mõtlesin, et peaks tegema juba töölehe, et kes on varem minu juttu kuulnud, see täidab ära töölehe 10 asja, mis on teisiti võrreldes viimase korraga. Ja minu huvi on olnud kogu minu õpingute jooksul siis õiguspsühholoogia. Et olen tegelenud 2 suurema valdkonnaga. Üks on siis tunnistajate küsitlemine, teine on isikute äratundmine, identifitseerimine. Ja tänaseks siis õpetan tudengeid, teen selles vallas teadustööd ja olen ka väga väikse koormusega kliiniline psühholoog, põhiliselt siis kognitiivkäitumisteraapia alal. Ja tänase ettekande olen siis üles ehitanud selliselt, et teen ülevaate vastavast erialakirjandusest, aga samas olen ka praktiline, ehk siis mida kogu sellise teadustöö põhjal me saaksime öelda. Et kui meil on vaja lastega rääkida, kas siis kriminaalmenetluse mõttes üle kuulata, tsiviilmenetluse mõttes ära kuulata või spetsialistina temaga rääkida toimunust, et mida siis me saaksime arvesse võtta. Ja minu tänase loengu siis põhieesmärk on pigem mälupõhine, ehk siis kuidas lapse käest koguda võimalikult täpset infot juhtunu kohta ja millest ma ei räägi, on siis selline tõenduslik väärtus ja ka laste tunnistuste usaldusväärsus, mis on täitsa erinevad teemad. Ja kui nüüd vaadata hetkeolukorda, kui palju me lastest, tunnistajatest teame, siis on viimasel 10 aastal välja antud päris mitu väga huvitavat raamatut antud valdkonnast. Et teile siin tutvustamiseks olen välja valinud 3. Et 2 esimest on siis sellised ülevaateraamatud erinevatest valdkondadest, mis laste küsitlemisega on seotud. Ja kaasa arvatult on nendes kirjas ka näiteks lapse mälu arengu pealkirjad just küsitlemise teemade mõttes, ka näiteks infot selle kohta, kui täiskasvanul meenub midagi tema lapsepõlvest, et kui palju me saame siis öelda, mis temaga lapsepõlves on või ei ole toimunud. Samuti erinevate küsimuste liikide kasutamisest, lapse suunatavusest ja kõigest muust siis lastega seonduvast. Ja 3. raamatuna siis pigem küsitlemismeetodile keskenduv Tell me what happened Michael Lambi ja tema uurimisgrupi poolt, mis siis võtab kokku uuringud NICHD küsitlusmeetodi kohta, ehk siis millest see meetod koosneb, kuidas ta on välja kujunenud ja mis on siis teadusuuringud leidnud selle meetodi kasutamisel lastega suhtlemisel. Kui me vaatame nüüd lastega küsitlemist, siis me saame seda protsessi vaadata 2 nurga pealt. Ehk siis ühelt poolt, kui me ei tea, mis on juhtunud, siis küsitlemine on rohkem uuriv või siis infot koguv.
Ehk siis me püüame võimalikult palju teada saada selle kohta, mis lapsega on juhtunud. Kui meil on teatud eelteadmised olemas, et politsei töö mõttes näiteks kriminaalmenetlusest, spetsialisti töö mõttes varasem info tema elukäigust, siis on suurem oht, et kui me lapsega hakkame rääkima, siis me hakkame vastust otsima teatud hüpoteesidele. Ja seda on uuringud näidanud, et sellisel juhul see küsitlemise kvaliteet erineb. Ehk siis me võime hakata kasutama rohkem suletud küsimusi või ka last valikvastustega küsimusi, et teda suunata teatud moel infot meenutama. Ja erinevate treeningmeetodite puhul ongi välja toodud, et kuidas me siis suudaksime selles varasemast infost oma peas lahti saada, et me suudaksime ikkagi lapsele keskenduda, et mis ta mulle täna selles olukorras räägib. Ja muidugi, mis seda mõjutab ja sellega kaasas käib, on lapse parim huvi, ehk siis kas ja millised meie tegevused seda lapse parimat huvi toetavad. Kui me vaatame nüüd küsitluse ülesehitust selliselt, nagu ta tavapäraselt kipub olema, siis kui laps saab ise oma sõnadega rääkida sellest, mis on juhtunud, mida nimetatakse siis vaba meenutuseks, siis vaba meenutuse täpsus on üldjuhul kõrge, aga kui me vaatame detailide hulka, siis see kipub olema üpris madal. Hästi palju oleneb see lapse vanusest, ehk siis kas on tegemist meil eelkooliealise lapsega, natukene vanema lapsega. Ja kui me nüüd lapse poolt räägitud info põhjal hakkame edasi küsima ja seda lapse räägitut täpsustama, siis mis tõuseb, on info kvantiteet, ehk siis see kasvab, aga samas me hakkame lõivu maksma täpsuses. Ja see on koht, mida laboratoorsetes uurimustes me saame jälgida, ehk siis me teame, mida laps on kogenud ja mis on selle info täpsus, aga päris elus see jääbki meile teadmata. Ehk siis me võime arvata, et see info on usaldusväärne, aga me ei tea seda baastõde. Ja mida siis erinevad küsitlemismeetodid püüavadki meil küsitlejana aidata enda juures parandada, ongi siis küsitlemise juures küsida sellist sorti küsimusi, et see täpsust väga palju ei langetaks. Sest langema ta võib hakata ühel või teisel moel niikuinii. Mälu-uurimused on välja toonud seda, et meie mälu on konstruktiivne. Ja see on koht, mis kipub meil vahepeal meelest ära minema. Ehk siis meile on jäänud teadmine, tavateadmine, et kui midagi juhtub, siis see info on ühes purgikeses, sinna läheb kaan peale ja see läheb kuskile keldrisse hoiule, nii kauaks, kuni me ta jälle välja võtame ja hakkame vaatama, mis seal sees on. Aga uuringute põhjal me saame öelda, et enamus ühe sündmuse infost võib tõesti sinna ühte purki minna, aga info võib jaotuda erinevatesse purkidesse, see info on keldris erinevas kohas ja kaaned on pealt ära keeratud. Ehk siis see mälu konstruktiivsus tähendab seda, et kõik see, mis meiega igal hetkel juhtub, võib olemaid sündmuste
mälu selle kohta või ka taju mõjutada. Kas või läbi lisainfo või kas või läbi selle, kui me lapse käest küsimuse küsime, ta ei ole sellele mõelnud, aga soovib täiskasvanule vastata. Ja seetõttu lapsega sellistest kriitilistest sündmusest vestlemine on just nagu lumel käimine, ehk siis kes saab seda kõige esimesena teha, sellel on ees rikkumatu lumeväli. Kes saab seda teisena teha, see juba püüab mööda käia nendest eelnevatest sammudest, sest kõik eelnev, mis lapsega on sama teema kohta räägitud, paratamatult seda lapse mälestust mõjutab. Ja kus see läheb eriti oluliseks praktilises mõttes, on lapsega toimunud korduv vägivald näiteks, kus võib olla lapsel paremini meeles see, mis juhtus temaga kõige viimasel korral, võib olla ka see, mis oli see kõige esimene kord, kuigi sellest on üpris palju möödas, aga mis on vahepealsed korrad, need võivad lapse jaoks mitte enam nii hästi meeles olla, kuna need sündmused omavahel sulavad kokku, eriti kui neid on tõesti palju. Ja iseasi muidugi on see, et mis on siis see info, mida laps mäletab. Meie täiskasvanule eeldame, et talle võiks meelde jääda see, mis ka meile on oluline. Et politseiuurijale kriminaalmenetluslikust, lastekaitsespetsialistile tema töö vaatenurgast, aga laps võib hoopis mäletada selliseid asju, mis talle sellel hetkel huvi pakkusid. Ehk siis, kui me räägime sellest, mis mängib rolli selle mälestuse kujunemise osas, üks osa siis tähelepanu, ehk siis millele üldse see tähelepanu läheb, sündmuses on nii või naa väga palju stiimuleid, et mille hulgast siis laps teeb selle valiku, mis siis tal üldse salvestuvad hetkel lühimällu ja millest tekib siis pikaajalises mälus selle lõppmälestus. Ehk siis infot kaob pidevalt ja hea näide ongi võib-olla siis sellise väikse lapse juures, kui me tema käest küsime, et mis sulle onu juures meelde jäi või mis sa isiku kohta oskad öelda, siis ta ütleb, et temast ma ei oska midagi öelda, aga tal oli tore koer. Ja ma räägin sellest, missugune see koer välja nägi või mis see koer tegi. Et see tähelepanu fookus võib minna hoopis mujale. Küsitlemise juures on ka uuritud seda, et milline on stressi mõju meenutamisvõimele. Ja seda me saame vaadata kahe nurga alt. Üks on siis, milline on olnud see sündmus, ehk siis kuivõrd on see sündmus stressi tekitav ja teine osa on siis stressitase selle küsitlemise käigus, ehk siis kui laps meiega räägib. Mida on uuringud leidnud, on siis seda, et stressitase küsitlemise ajal, kui see on kõrgem, siis see mõjub lapse mäluressurssidele halvasti, ehk siis meelde tulev info võibki olla fragmentaarsem või laps võib ka minna lukku. Stressi tekitavate sündmuste osas väga selgeid teadmisi ei ole, ehk siis on mõni osa uurimusi, mis on leidnud seda, et kui osaletav sündmus on stressirohke, siis jääb see meil paremini meelde, kuna see eristub teistest või tavapärastest sündmustest. Ja on teised uurimused, mis sellist efekti leidnud ei ole.
ehk selles osas eksperttunnistajana ei saaks kindlat vastust anda. Ja mis on siis need tegurid, mida erinevad kirjandusallikad ja ka juhtnöörid välja toovad, et mis lapsega suhtlemist selle info kogumise ajal mõjutavad või mis selle infoga on seotud. Esiteks, mida rohkem meil on eelinfot lapse kohta, ehk siis mis on tema harjumused, mida me teame temaga juba suhtlevatest inimestest, seda paremini me võime lapsega ärakuulamist ette valmistada. Teise osana siis küsitlemise aeg, ehk siis millal seda teha. Kriminaalmenetluses on tihti küsimus, et kui ruttu see peaks toimuma. Mälu-uurimused on leidnud, et muidugi laps hakkab infot unustama, aga et kui seda näiteks kuriteoteade on tulnud meil õhtusel ajal, siis see võiks olla küll kaalumise koht, et kas ka last üle kuulata õhtul või teha seda järgmisel hommikul, kui laps on puhanud ja välja maganud. Ehk siis kuivõrd on see aeg kriitilise tähtsusega. Et arvesse võttes ka seda lapse parimat huvi, et laps ikkagi on välja puhanud, söönud, maganud. Mis on küsitleja staatus ja tema isik, ehk siis siin on nii mitmedki uurimused leidnud, et lapsele meeldib rääkida täiskasvanutega, kui nad on tavapärases riietuses, nagu iga teine inimene, ehk siis kui politseinik on oma töövormis või kohtunik talaaris, siis on suurem oht, et laps hakkab vastama viisil, mis küsija siis küsimusi pigem rahuldab. Ja palju uurimusi selles vallas on tehtud just kohtunikega, ehk siis et lapsel on raske siis teistmoodi vastata, lähtuvalt siis sellest, kuidas lapse käest küsimus on küsitud. Küsitlejate arvu osas, ehk siis kui me lapsega peame suhtlema korduvalt, siis eelistatum võiks olla ikkagi see, et lapsega räägib üks ja sama isik, ehk siis kes on lapsega rohkem harjunud, kes on ka laps, on küsitlejaga rohkem harjunud. Ja see võiks siis seda hilisemate kvaliteeti parandada. Kui küsitluse juures viibib veel keegi, näiteks tõlk, siis kui meie seda küsitlust ise läbi viime, siis tõlgi asetusega näiteks peaksime me paigutama teda ruumis selliselt, et lapsel tekiks ikkagi hea silmside ja kontakt meie kui küsimuse küsijaga. Mitte tõlgiga, sest vastasel juhul laps võib selle tõlgiga saada palju parema kontakti ja meie küsimuste küsijana jääme tagaplaanile. Ehk siis, kes on see, kellega laps paremini suhtlema hakkab. Iseasi mõnede riikide kriminaalmenetluses võib olla siis küsitluse juures veel keegi, Eesti näitel siis spetsialist teatud juhtudel. Ja mis raamatukaane ma siia olen pannud, on Inglismaal ja Walesis Plotnikov ja Wolfson on kirjutanud praktilise raamatu vahendajate, inglise keeles intermediaries, kasutamisest, kes siis ei ole mitte ainult laste õiguste tagajad, vaid on ka logopeedilise
väljaõppega, ehk siis kes aitaksid just suhtlust selle küsitleja ja lapse vahel parandada. Lähtuvalt võimalikest lapse erivajadustest, aga võib-olla ka suhtlemisprobleemidest, ehk siis nendest erinevatest võimalustest, mis lapse küsitlemisel võivad ette tulla. Ja seda raamatut ma väga soovitan, on nad kasutanud seda vahendaja kasutamist ka kohtumenetluses, ristküsitluse ettevalmistamisel, ehk siis kui lapsel on teatud kommunikatsiooni puue, et siis ka ristküsitluse mõttes on kõik, absoluutselt kõik küsimused, mis lapse käest kohtus küsitakse, selle vahendaja poolt läbi vaadatud. Kas see küsimus on arusaadav või kuidas seda peaks sõnastama? Ja see on üpris uudne lähenemine siis ka õiguspraktikas. Küsitluse kestus, ehk siis kui kaua me saaksime lapsega rääkida. Väga konkreetseid juhtnööre on siin raske anda, sõltub lapse vanusest, aga et selline tavapärane võiks olla pool tundi kuni 3/4 tundi, aga kindlasti peaks ka siis tegema pause, kui me näeme, et laps on hakanud väsima. Mida pikem on vahe siis juhtunu ja küsitlemise vahel, seda rohkem võib laps unustada. Ehk siis seetõttu on tõesti oluline lapsega rääkida nii ruttu kui võimalik, aga samas siis arvestada seda konkreetset päevaaega, lapse väsimusastet. Ja mis siia juurde muidugi hakkab tulema, ka täiskasvanu puhul, et mälukonstruktiivsus. Kui me räägime sündmusest oma pereliikmetega, oma sõpradega, siis iga selline rääkimine lisab teatud infot. Kui me hüppame siin korraks kriminaalmenetluse peale, siis kui me tänaval näiteks näeksime pealt röövimist ja poole tunni pärast loeme juba sellest Facebookist või online meediast, siis ka see mõjutab juba meie arvamust. Sellest on väga kenasti kirjutanud oma raamatus Robin Holiday, kõige esimesena näidatud raamat, kes, olles ise mälu-uurija, sattus Inglismaal pangaröövi tunnistajaks. Ideaalne olukord, inimene on õppinud, kuidas mälu toimib ja nüüd ta saab seda rakendada ka praktikas, mitte ei räägi ainult sellest oma tudengitele ja teaduskonverentsidel. Ja oma raamatus ta kirjeldab seda väga humoorikalt, ehk siis olukord ise ei ole humoorikas, aga et mis edasi hakkas juhtuma mälu mõistes, pani teda ka ennast imestama. Ehk kui pangaröövel oli lahkunud, küsis ta tellerite käest valget paberit ja lasi kõigil pangahoones viibivatel inimestel, kes siis kurjategijalt nägid, kohe kirja panna, mida nad nägid. Ehk siis Inglismaal ja Walesis on levinud üks intervjuu tehnika nimega SAI, mis tähendab siis self-admitted interview, ehk siis kuidas kirjalikult selliste sündmuste puhul panna esialgsed detailid kirja, kui kohene politsei küsitlemine pole võimalik. Ja seniks, kuni politseijõud kohale jõudsid, olid juba tunnistajad teatud detaile iseenda jaoks kirja pannud ja Robin oli siis kirja pannud seda, et ta mäletab, et ruumis sisenes inimene, kelle nägu ta ei näinud, kuna inimene kandis mootorratturi kiivrit ja kiivri visiir oli ette tõmmatud. Kuulis ainult häält. Läks natuke aega mööda ja uudistest luges siis seesama teadlane, et pangaröövel on kätte saadud ja on Kariibi mere
päritolu. Peale seda, kui Robin läks siis oma tunnistust andma politseis, vaatas ta üle oma märkmeid. Märkmed näitasid talle ühte, aga ise ta mäletas nüüd juba hoopis teist mälupilti. Ehk siis inimese aktsendi põhjal tal oli raske öelda, millise Inglismaa piirkonnast või kas üldse inimesega tegemist on, aga ütluste andmisel mäletas ta ka sellist teist mälupilti, kus ruumi tuli isik, kellel oli visiir ära võetud, kelle kohta ta nägi, et tegemist oli Kariibi päritolu inimesega ja kes rääkis ka tõesti Kariibi päritolu inimese aktsendiga inglise keelt. Häält kuulis ta samamoodi, aga üks tunnus lisatuna tekitab ka meis endis, kui me ka mälust palju teame, siis võib tekitada selliseid muutusi. Kas tegemist on pahatahtse tunnistajaga? Ilmselt mitte, aga et see näitab seda mälu konstruktiivsust väga ilmekalt. Ja millised on lapse suhtes võimalikud erivajadused? Ühelt poolt võimalikud meelepuuded, aga teiselt poolt ka siis näiteks teatud häirete spektriga seonduv, kas siis hüperaktiivsus, tähelepanuhäire, autismispektri häired ja millele nüüd ka kirjandus on suhteliselt vähe tähelepanu osutanud, on tegelikult seesama valdkond nii noorukite kui ka noorte täiskasvanute osas. Et kui me läheme sellise ohvri või tunnistaja küsitlemiselt kahtlustatava küsitlemisele, et mis osas noor kahtlustatav võib samuti anda valetunnistusi, ehk siis küsitlemise keskkond on tema jaoks hirmutav ja tema ainus mõte võib olla see, kuidas ma olukorrast pääseksin, mitte see, milline on ütluste usaldusväärsus. Küsitlemise keskkond, ehk siis kuivõrd see on meie enda kontrolli all, kuivõrd me suudame seda teha lapsepäraseks, kuivõrd lapsel on vaja isiklikku ruumi, kas ta ise näitab märke sellest, et ta sooviks meie kui küsitlejaga olla, istuda lähemal ja samal ajal võtta arvesse ka kultuuri erinevuste osa. Et millele nüüd teadusmaailm on hakanud reageerima, vähemalt Euroopa mõttes, on eri etnilise taustaga nii laste kui täiskasvanute küsitlemine, ehk siis millest väga palju ei teata, aga mille kohta juba esimesed uurimused saavad tasakesi avaldatud, ehk siis mis kultuuri poolest võib seda küsitlemist mõjutada. Millisena me välja näeme, ehk siis meie füüsiline välimus, et mis võib mõnele lapsele olla kas naljakas või natukene hirmutav, et kui ma olen naisterahvas ja mul on keelküüned, mis on väga pikad ja väga punased, et lapse tähelepanu võib sinna minna ja ühelt poolt sellest võib saada hea jututeema alustus, aga teiselt poolt see võib tuletada meelde talle mõnda multifilmi tegelast või mingit muud tema enda mälupilti. Ja samamoodi siis ka meie mitteverbaalne suhtlemine, ehk siis kuivõrd vaatame lapsele otsa, kui palju tema vaatab meile otsa ja siin oleks olulisem isegi võib-olla vaadata seda, et mis hetkel tekib lapsel siis silmkontaktis muutus. Ehk siis kui ta meiega piltkontakti otsi, siis see on tema õigus, aga et kui mingi teema osas see piltkontakt tekib, mis teemad need olid? Et mis selle muutuse esile kutsusid? Vegetatiivsed kehareaktsioonid, ehk siis higistamine, punastamine. Kui me vaatame sellist klassikalist
valetamismärkide õpikud, siis sealt võib välja lugeda, et kas laps nüüd parasjagu ei räägi meile tõtt või räägib ebausaldusväärsemat juttu, aga mis on tõenäolisem hüpotees, on pigem see, et lapsel võib olla ebamugav, ta on väsinud ja me kipume selliseid märke valesti tõlgendama. Ehk siis, kas lapsel on praegusel hetkel mugav seal olukorras. Ja seetõttu, mis on sellise hea küsitlemise eelduseks, ongi lapse jaoks turvalise keskkonna tekitamine, ehk siis võibki see tähendada seda, et me samamoodi läheme lapsega laua alla istuma, kui ta eelistab alguses istuda laua all, ehk siis me kohandame ennast lapsele, mitte vastupidi. Ja nüüd usalduse teema, et kuidas siis lapsega saavutada usalduslik suhe. Seda mälu-uurijate käest tihti ka küsitakse, et kuidas seda ruttu teha, et kui meil on vaja, et laps võimalikult täpselt, võimalikult ruttu meenutaks, et seda niimoodi töökäskudega ette kirjutada on väga raske. Toon teile näite. Üks uuem küsitlemismeetod, mida praegu siis valideeritakse, on töökäsuna andnud soovituse kasutada lapse nime, mis on väga adekvaatne soovitus. Ehk siis lapse nime me kipume kasutama lapsega suhtlemise alguses ja siis meil läheb see meelest ära. Kui nüüd me kirjutame selle endale üles ja teeme endale siis töökäsu, et iga 5. küsimuse juures või iga 2 minuti tagant ütle ka lapse nime, et Kristjan, mis me nüüd teeme, et see ei pruugi olla enam loomulik. Ehk siis võib olla väga kunstlik, laps võib seda tõlgendada omal moel. Ja mis on leitud nüüd reaalselt läbi viidud ülekuulamisprotokollide analüüsist, on siis seda, et see lapse nime kasutamine võib aktiveeruda juhul, kui laps ei vasta meie ootustele. Ehk siis me ei kasuta seda nime järjepidevalt. Heal juhul, mis menetluslikult ei ole väga korrektne, on see, kui me mõnda detaili, mis meie enda maailma sobib, kinnitame siis sellega, et ütleme lapse nime ja kiidame teda kvalitatiivselt, et tubli poiss Kristjan, et sul see asi meelde tuli, mis ei ole väga hea vastus. Aga leiti siis seda, et lapse nimi võib mängu tulla siis, kui lapsega kontakt hakkab kaduma. Ehk siis Kristjan, püüa veel meenutada. Kristjan, ära nihele, me varsti lõpetame. Ehk siis see pigem võib olla mittetoetav ja kui see on ka öeldud teatud hääletooniga, siis meil võib ka täiskasvanutele endale selline algkooli, mälestused algkoolist tagasi tulla, et me ise ka võpatame, et mis ma siis nüüd ise tegin teistmoodi. Ja selleks, et siis lapse mälujuhtunust võimalikult vähe mõjutada ja aidata lapsel meenutada juhtunu kohta võimalikult täpset infot, on siis Ameerika ja Inglise teadlaste koostöös välja töötatud küsitlusmeetod, NICHD küsitlusmeetod Ameerika rahvusliku lapse arengu instituudi nime järgi. Et eelkõige on see mõeldud lapse küsitlemiseks kriminaalmenetluseks, aga praegu on see kuldstandardiks igasuguse lapse nii küsitlemise kui ka ärakuulamise mõttes. Et kui me seda ei pea kasutama kriminaalmenetluses tõendina, et ikkagi millest see küsitlemine võiks lähtuda. Sellel
Küsitlusmeetodil on oma koduleht ja on ka siis mõned tööd avaldatud revideeritud küsitlusmeetodite osas, ehk siis sellest ma tõingi näite selle nime kasutamisest, et pigem on küsimus, kuidas seda siis praktiliselt läbi viia. Ja mis siis see meetod meile rõhutab, on siis teatud järgnevustega arvestamine. Et see oleneb hästi palju meie enda töövaldkonnast, ehk siis kas me oleme uurija, kas me oleme pigem lastekaitsespetsialist, ohvriabitöötaja, aga et see järjekord võiks olla laias plaanis samasugune. Ehk siis me tutvustame ennast lapsele, räägime teatud teemadest, et lapsega paremini tuttavaks saada, et tekiks esialgne usaldussuhe lapsega. Küsitlemise reeglite paikapanek, ehk siis millest me täna lähtume. Ja reeglite all ma ei pea silmas nüüd ainult seda, mida näiteks kriminaalmenetluses protseduur sätestab, vaid ka sellised suhtlemise reeglid, mis on leitud, et mida laps iseseisvalt ei rakenda. Et näiteks lapsele üle korrata, et kui sa ei mäleta või sa ei tea, siis niimoodi ütlegi. Et kui sa ei saa minu küsimusest aru, siis ütle, ma sõnastan ümber. Ja ka näiteks korduvate küsimuste osas, et ma võin sinu käest küsida teatud küsimusi mitu korda, selleks, et paremini aru saada sellest, mis on sinuga toimunud. Kui me seda viimast ei tee, siis võib laps oletada, et järelikult minu esimene vastus võib olla olnud ebasooviv ja ma muudan oma vastust. Politsei uurimise mõttes see tekitab raskusi, sest lapse ütluste usaldusväärsus hakkab minema alla. Ühe küsimusele ma ütlen jah, teisele küsimusele samas sõnastuses ma ütlen ei, kolmas küsimus on juba selle kohta, et kuidas siis on, selle peale laps ütleb, ma ei tea, neljanda küsimuse peale ta ütleb, ma ei mäleta ja nüüd, et kui me küsime veel viimase küsimuse, et kas me saame selle jahi seal kätte või ei saa. Aga et usaldusväärsus juba ja ka lapse enesekindlus võib alaneda. Lapse nõusolek rääkida, ehk siis kas sa oled nõus minuga täna vestlema ja edasi minek siit siis vaba meenutuse juurde, et ma lasen lapsel ise rääkida sellest, mis on juhtunud ja püüan seda pikendada siis nii palju kui võimalik. Ehk siis küsida siia juurde näiteks, mis edasi juhtus, mis siis edasi sai. Ehk siis see vaba meenutus oleks võimalikult pikk. Igapäevaelu baasil me ei ole vabas meenutuses väga head, sest igapäevavestluses me vaba meenutust kasutame väga vähe. Ja see on koht, mis võib seda lapsega suhtlemist just infokriitiliselt mõjutama hakata, kuna igapäevaelus me kasutame palju suunavaid küsimusi, suletud küsimusi. Eile käisite väljas söömas, kas maitses? Oli ju hea. Suunavad küsimused, me ei eeldagi, et inimene meile pika kokkuvõtte teeb. Aga selles kontekstis meil pigem me eeldame, et laps räägib meile pikemalt ja põhjalikumalt. Siis küsitlemine vaba meenutuse baasil, ehk siis selle põhjal, mis on laps meile rääkinud. Ja siin võib siis kasutada seda sama järjekorda, milles laps on rääkinud, jällegi tagasi minnes selle mälu konstruktiivsuse mõtte juurde, et millest ma esimesena rääkima hakkan. Järelikult on mul see kas kõige paremini meeles
et selle kohta võiks ka need küsimused tulla esmajärjekorras. Et mida ma silmas pean, on see, et meie võime tahta seda sündmust näha täiskasvanutena kui kronoloogiliselt ajas toimunud sündmust. Laps võib meile rääkida hoopis muus järjekorras. Seda järjekorda eriti vaba meenutuse juures me ei tohiks segada. Ehk siis, kui vaba meenutus on läbi, siis see on meie professionaalne viis, et me kõigepealt küsime nende samade sündmuste kohta, nagu laps on seda rääkinud. Ja alles siis, kui me on ikkagi mõned küsimused, millele me ei ole vastust saanud, et toome selle uue info alles siis sisse. Üks minu lemmik küsitlemine praktikast, kus toimus kuriteoepisood, kus kooli juures last 3 korral siis üks isik üritas oma autosse meelitada. Sellest väga hea näide, ehk siis lapse vaba meenutus oli üpris põhjalik, aga raskesti jälgitav. Hakkasin koju minema ja siis juhtus see ja siis ta tuli sealt välja ja siis ma läksin ümber selle nurga ja siis ta tuli sealt välja, ehk siis see vaba meenutus võib olla väga segane. Aga las ta olla, me saame seda täpsustada. Ja kui nüüd vaba meenutus sai meenutatud, siis selles kontekstis politseiuurija hakkas väga kenasti nüüd seda sündmust osadeks murdma ja küsima siis osade kaupa, et milline nägi välja see esimene kord, esimene autosse meelitamine, milline teine autosse meelitamine, milline kolmas autosse meelitamine. Laps rääkis asesõnadega ja seda oligi väga raske jälgida. Siis see sealt sinna, aga me ei saa niimoodi seda üles kirjutada, et jääb segaseks. Ja kui 3 sündmuse alaosa sai läbi käidud, alles siis tulid küsimused selle isiku kohta, ehk siis ma ei hakka seda isikut kõigepealt küsima, kui laps sellest ei ole ise esimesena rääkinud. Ja viimaseks siis auto kohta, et mis auto kohta meeles on, kui palju on. Kronoloogiliselt me võiksime siin edasi-tagasi hüpata. Et räägi mulle natuke isikust, siis räägi mulle teisest episoodist, siis räägi autost, siis räägi 3. episoodist. Aga mälu mõttes on lapsel kergem meenutada, kui me jälgime tema esialgset järjekorda. Ja uue info lisamine, kui nüüd meil on ka vaba meenutuse kohta lapse käest küsimusi küsitud ja mõnes osas ta ei ole seda omaalgatuslikult meenutatud, siis see on koht, mida me saame küsida kõige lõpuks. Ehk siis need küsimused, mis on jäänud küsimata, aga pakuvad mulle huvi. Ja mis osas on see mõttekas jätta selle sama vestluse lõpuks, on jällegi lapse mäluga arvestamine. Ehk siis ma ei mõjutaks lapse mälu, et laps ei integreeriks läbi minu küsimuste teatud infot juba enda mälestuste hulka. Ja see tähendab seda, et kui me jätame need küsimused küsitlemise lõppu, siis me saame öelda, et lapse esialgselt mälus ei ole mõjutanud. Kui laps seda ei mäleta, siis ta ei mäleta ja siis ei olegi midagi parata, aga et sel juhul isegi kui last on vaja teistkordselt või 3. korda uuesti ära kuulata, et selle küsitlemise efekt on lapse mälule väiksem. Ja lõpuks siis kokkuvõtte, lapse tänamine ja ka lisakontakti andmine, ehk siis
olenevalt lapse arengutasemest, et kui midagi veel meelde tuleb, siis kuidas sa minuga ühendust saad. Täiskasvanule, et meil see paremini meelde jääks, näiteks olukord perearsti juures. Meil on teatud kaebused, millega me sinna läheme. Ja siis me satume ühte kiiresti kulgevasse rattasse, kus tuleb ruttu sisse minna, kus arstil on meie jaoks aega 15 minutit. Meil on 4 asja, millest me rääkida tahaks ja midagi juhtub seal sees ja me tuleme väljas, meil on retsept käes ja alles siis tuleb meelde, et jõudsin rääkida ühest asjast, ülejäänud 3 läksid jälle meelest ära ja panen uue aja, protsess hakkab otsast pihta. Ehk siis mälu, kui me läheme sinna meenutamisse sügavamalt sisse, siis lapsele võib veel midagi meenuda peale seda, kui meiega vestlus on läbi. Ja küsimus on, kuidas ta siis selle info meile edastab. Seda ei pruugi ette tulla tihti, aga mälu mõistes on see kenasti võimalik. Ehk siis graafiliselt lapsega vaba meenutus, täpsustavad küsimused räägitu kohta ja alles seejärel uus info. Kui rääkida natuke küsitlemisest, abistavatest meetoditest just universaalsuse mõttes, siis nende kaasamisel kriitiline koht, mida mõelda, on see, et milline on lapse vanus ja kuivõrd siis laps võib selle vestluse fookusest ära hajuda. Ehk siis abistavad vahendid ei saa olla selle vestluse põhimõte. Sest nüüd me hakkasime joonistama ja siis me jäimegi joonistama, meil on raske nüüd minna selle küsitluse juurde tagasi. Ehk siis seda joonistamist on välja pakutud eelkõige just ärevuse maandajana, ehk siis mitte kindlasti joonistada seda, mis on juhtunud, et see on üks võimalus, aga joonistamine, kritseldamine ka teismeliste puhul, et mis pigem aitaksid seda ärevust maandada, mis on olemuselt ohtlikum, on nüüd selle joonistuste tõlgendamise osa, millega tuleb väga ettevaatlik olla. Ja pigem, kui see joonistus on kahtlane, siis võiks lasta ka lapsel selle kohta rääkida. Ehk siis mis on see, mis ta on meile joonistanud, mis loo ta siia ise juurde räägib. Mulle väga meeldis eelmise aasta septembris Islandi lastemaja koolitajad, kes tõid selle kohta väga hea juhtumi, ehk siis kus teismeline tüdruk joonistas sellise seksuaalakti kujutava tegevuse paberile ja kirjutas sinna juurde ka poisi nime. Me ei pea olema psühholoogid või üldse lastega töötavad inimesed, et aru saada, mis see 2+2 siin kontekstis tähendas. Aga lapsega küsitlemisel ehk siis räägi sellest, mis sa sinna joonistasid. Tuli siis välja hoopis teine lugu. Ehk siis ei ole toimunud kuritegu, mille on toime pannud Sven, kelle nimi sinna kirjas oli, kes käis reaalselt, Sven on olemas ja käis lapsega samas koolis. Vaid lugu oli pigem selles, et teismeline tüdruk kujutas ette, kui temal ükskord tekib esimene suhe, siis mismoodi asjad selles suhtes edasi hakkavad minema ja üritas seda visandada. Ning ka kirja panna, mis selle poisi nimi võiks olla, kellega kõik need toredad asjad juhtuvad. Ja kui nüüd seda teismelist vastandati, siis selle Sveni nimega, et aga Sven käib ju teil mälu järgi kas naaberklassis või klass vanem, siis see teismelise tüdruku reaktsioon, mitte see Sven,
Ei, ehk siis me täiskasvanuna mõtleme ühtemoodi ja laps oli sügavalt šokeeritud, kuidas täiskasvanud sellisele mõttele tulnud, et tema naaberklassi Sveniga, tema ilus noor tüdruk üldse midagi sellist võiks teha. Ehk siis see küsimise ja täpsustamise osa. Ja kontakti mõttes näiteks lapse perekonna suhteid või suhtlemismustrit uurides emotsioonikaardid, ka näiteks usalduse tekitamise faasis, et milline tunne sul praegu endal on. Neid tunnetekaarte on ka erinevate loomanägudega, kus siis saab ka näiteks valida näo looma enda kohta, et milline loom sina oled, kuidas sa ennast tunned. Ja kui me natuke räägime sellest, mis sinu perekonnas toimub, kuidas inimesed omavahel suhtlevad, et kes loom oleks su isa, kes loom oleks ema, kes loom oleks teised õed, vennad, et natukene seda pinget väiksemate lastega alandada. Ja mida on välja pakutud Inglismaa näitel, et see koduleht, The Advocates Gateway koduleht, kui te selle kõik kokku kirjutate, on väga hea koduleht just küsitlemise abimaterjalide osas, millele ka minu ettekanne natuke tugineb inglise keeles, aga väga kenasti teaduspõhine. Ehk siis, kui lapsel võib olla meiega raskem suhelda, siis panna ta ette näiteks selline väike kaardike, kus laps saab näidata, kui ta on kas häbelikum või tal ongi suhtlemisraskused, kommunikatsiooniprobleemid, et kuidas ta hetkel vastab või kuidas ta hetkel tunneb. Ja see aitaks ka meeles hoida neid samu kriitilisi küsimusi. Ehk siis ma ei saa küsimusest aru, ma ei tea, ma ei oska vastata, küsimus uuesti. Samamoodi võib seda visualiseerida jällegi inglaste näitel abimaterjal just reeglite seletamiseks, natukene lapsel see oleks visuaalsem, ehk siis ütle, kui ma sinust valesti aru saan, et paranda mind, ära oleta, ära mõtle välja, ehk siis kui sa ei tea, siis ütle, et sa ei tea, et see on väga hea vastus. Ja kui sa ei mäleta või sa ei tea, siis ütlegi nii. Iseasi, mis me nüüd täiskasvanuna ja küsitlejana vastuseks teeme. Kui laps ütleb, ma ei tea, kas me proovime uuesti või me jätame selle juhtunu sinna paika. Sest kui mälu jälgi selle sündmuse kohta ei ole ja me hakkame selle sama fakti kohta uuesti küsima, siis esimesed 2 vastust võivad olla see, et ma ei mäleta, 3. vastus võib olla jah. Et see muutus võib kenasti aset leida. Ja ka näiteks siis selliste visuaalsete abimaterjalide osas, et mida on Inglismaal kasutatud kohtulikus menetluses, ehk siis ma näitan näpuga, et kas ma saan selle küsitlemisega jätkata kuni selleni, et mul on ärevuse tase väga kõrge, ma ei suuda enam keskenduda, ma vajan pausi. Ehk siis milline on minu see meeleolu. Võib ka olla see termomeetri kujur, kas mul on praegu mugav, kas mul on praegu ebamugav. Ja kui see on ebamugav, siis kas ma tulen veel sellega toime või ma vajan väikest pausi. Et paremini keskenduda. Ja Advocates Gateway on siis formuleerinud ka sellised lühikesed lööklaused või sellised töökäsud, et mida me siis võiksime selle küsitlemisega arvestada. Et olen siia omalt poolt ka mõningaid mõtteid juurde pannud, aga et nende kodulehel on väga head materjalid nii
suurema kui väiksema lapse küsitlemiseks ja see läheb ka erinevate erivajadustega lapse küsitlemise kui ka erivajadustega täiskasvanu küsitlemise juurde. Ehk siis, mis aitab siis selle kannatanu või tunnistaja jaoks küsitlemist tema arengule vastavalt läbi viia. Ehk siis, kuidas ma lapsega räägin, see mitteformaalne suhtlus aitab lapse kohta ühelt poolt meil infot teada saada, aga teiselt poolt ka juba teda hinnata. Ehk siis meil võib eelinfo lapse kohta olla puudulik, aga me saame siit näha kas või näiteks seda, kui pikalt või kui keeruliselt laps meiega räägib. Kui ta räägib lihtlausetes väga lühidalt, siis see võib osutada selleni, et ka tema ei jõua töödelda väga pikke lauseid, mis meie räägime. Ehk siis, kui me anname talle sellise väga pika töökäsu ja lõpuks küsime, kuidas sa sellest aru said, siis laps vastab sellele jah, aga meil jääb ikkagi teadmata see, et mil määral laps aru sai. Piltkontakti loomine, välja arvatud siis tõesti kultuurihäire spetsiifilised juhud ja minu enda rääkimise tool ja kehakeel. Ehk siis võib-olla tagasiside natuke kolleegidelt, et kuidas ma kipun ise lapsega suhtlema. Ma võin enda arvates arvata, et mu kõnetempo läheb alla, aga laps või ka teine täiskasvanu võib öelda, et tegelikult sa räägid ikka veel liiga kiiresti. Et see aitab mul ennast kohandada. Küsimuste sõnastamine vastavalt lapse võimetele. Et ma räägin aeglaselt, mitte nüüd väga aeglaselt, et laps hakkab mind kamandama juba või parandama, et ma suudan jälgida küll, sa võid minuga rääkida kiiremini, aga et me siiski kipume kiirustama. Lausete vahele lühikesed pausid, et laps jõuaks sellele ka mõelda. Ja eriti oluline on pausi väljapidamine just vaba meenutuse juures. Kui me küsime, et mõtle, räägi, mõtle tagasi sündmusele, püüa enda mõttes luua pilt ja räägi, mis sul meelde tuleb. See võtab aega. Meie mõte on juba edasi järgmise teema juures, aga lapsel võtab see aega. Ja kui me sellele vahele segame, siis ongi väga tavaline pilt, mida me näeme. Esimene küsimus on vaba meenutus, siis on avatud küsimus, siis on valistuvastustega küsimus, siis on suletud küsimus. Laps ütleb jah ja siis me hakkame otsast peale seda ehitama. Samas ise frustreerudes laps ei räägi mitte midagi. Aga me lihtsalt ei pruugi ära oodata lapse vastuseid. Kui on möödarääkimused või need valesti arusaamised, siis selle juures jällegi üle korrata, et ma küsin näiteks sinu käest nüüd uuesti, et me oleme sellest rääkinud, aga et selleks, et paremini aru saada, ma küsin uuesti. Ja väljendite, terminite osas, et kas me lapsega räägime sama keelt, ehk siis laps võib kasutada kas slängi või on tal oma mõisted, et need kindlasti kindlaks määrata. Hea näide siis näiteks, mis su isa nimi on? Isa. Kas isal nimi ka on? Sinu nimi on Kristjan. Ma ei tea. Väiksel lapsel ongi läinud meelest ära, et kõigile on nimed pandud, aga koduses kõnepruugis ema tule siia, isa tule siia. Aga et mis see isa nimi oli, lähebki meelest ära. Keskendumisvõime vaatamine, ehk siis vajadusel pausi tegemine. Lapse jutule mitte vahele segamine, ehk siis lasen tal lõpuni rääkida. Välja arvatud võib-olla juhud, kui see laps kaldub väga teemast kõrvale, ehk siis
sellest võib saada taktika. Kvalitatiivse tagasiside osas seda soovitatakse mitte anda, sest see võib mõnedele lastele jätta siis mulje, et kui ma vastan teatud viisil, siis uurija või minu küsitleja hakkab mind kiitma ja ma tahan seda sama mustrit jätkata. Ehk siis ma võin lapse pingutust tunnustada seda, et ta täna on tubli olnud, ta on vapper olnud, aga mitte kindlasti faktipõhiselt väga tore, et sul see asi meelde tuli. Et nüüd ma saan edasi, nüüd võtame su pere juurest ära. Et sellisel viisil me lapsele tagasisidet anda ei saa. Siis teemavahetus konkreetseks, ehk siis võib-olla selline sissejuhatav lause, et nüüd me lähme edasi sündmuse juurest isiku juurde. Väga lapsepärane see ei olnud muidugi, aga et lastele just see teemavahetus ära märgitavaks teha. Nüüd me hakkame rääkima sellest, kuidas sa toast koridori läksid. Ja küsimuste osa siis ka lühike, jällegi vajadusel täpsustan. Asesõnade osas siis kasutada konkreetse tähendusega sõnu ja samamoodi nimesid, kohti, objekte. Ehk siis räägi mulle veel sellest, kui sa vannitoast välja tulid, võrrelduna näiteks sellega, et räägi mulle veel sellest, kui sa sealt välja tulid. Endal võib hakata küsitlejana see info samamoodi sassi minema. Ja küsimused, mis võivad põhjustada valesti arusaamist või madala vastusega täpsusi, ehk siis suunavad küsimused, negatiivses mõttes sõnastatud küsimused, ega sa ei mäleta ju, mis siis edasi sai, ka täiskasvanu vastab, ei mäleta. Ega sul rohkem meelde ei tule. Ehk siis me saame selle sama küsimuse, mille me eeldame. Kas sa mäletad küsimused? Kas sa seda mäletad, kui sa koju tuli? Aga mis siis edasi sai? Et me anname talle infot ette, laps ütleb jah, kas see päriselt ka nii oli, tegelikkuses me jällegi ei tea. Ka väga väike laps tahab jätta kompetentset muljet, ehk siis 3-aastase käest, kui me küsime ju, kas sa mäletad seda, kui käis nüüd 2 nädalat tagasi Halloweeni ajal keegi tegelane, muidugi ta mäletab. Aga kas see mälupilt tal ka päriselt on, et see on juba ise küsimus. Valikvastustega küsimused, keerukas keelekasutus või mitmetähenduslik kujundlik kõne. Näiteks lapsele öelda, et nüüd ma viskan veel ühe teema õhku ja laps jääb vaatama, mis see siis õhku visatakse. Et see praegu on naljakas, aga küsitlemise olukorras see on jällegi ebavajalik. Et me ei pea lapse kognitiivsed võimeid testima. Nüüd ma panen ühe teema maha, laps vaatab jälle maha, et see ei ole asjakohane. Küsimuste kordamise osas siis ümbersõnastamine. Ja kui nüüd jutu sisu ikkagi ei lähe väga hästi kokku, kas meile teada olevaga, siis kui üldse selle infoga last vastanduda, siis peaks jääma sinna küsitlemise lõppu. Et me sellega ei mõjutaks eelnevat küsitlemist. Mida see meilt ootab, on muidugi see, et me peame olema väga paindlikud ja väga kiiresti reageerima. Ehk siis me oleme väga olulise teema rääkimise peal ja laps ütleb järsku, ma tahan nüüd vetsu, mis su nimi oli, millal ema tuleb. Ehk siis üllatusküsimused, mis meie mõttelõnga kõik segamini ajavad. Aga jällegi täitsa jakohased. Kaua meil siin läheb veel? Ja väiksed lapsed ei organiseeri sündmusi oma mõttes
oma mälus siis sarnaselt täiskasvanutega, et seetõttu just see ajaline osa on oluline, et lapsel on aega selle teema peale mõelda. Et võibki see mälu olla rohkem seotud näiteks emotsioonidega, et mis tunne mul teatud olukorraga või teatud isikuga seotus, aga et selline tegevuste osa võib olla tahaplaanile jäetud. Siis küsimuste pikkusest juba rääkisin. Lapse näoilme ja žestide vaatamine, ehk siis mis tema kehakeel meile ütleb, et kui ta kas või maas istudes on juba väga väsinud moega, kui me küsime, kas sa jaksad veel, siis laps võib vastata, jaksab küll, aga et lapse huvidest lähtuvalt me peaksime juba pausi tegema, sest me näeme, et ta on väsinud. Ja olulisi sõnu või termineid kindlasti täpsustada, et mida laps ühe või teise mõtte all silmas peab. Ja väikeste lastega, algkoolilastega samamoodi kõikvõimalikud mõõdud ja ka aega puudutav info võivad lapsed selles eksida, sest üks asi on teada saada, mis on kell või et ma tean, et on olemas kalender, teine on oskus seda ka praktikas rakendada. Ma tean küll, et ma pean kell 6 kodus olema, aga jälle on kell 8:30 ja need seierid lähevad väga pikalt. Ehk siis, ja kell on raske nii või naa, et üks seier näitab küll aega, aga mida see teine näitab. Ja teema lõpetuseks, et eestikeelsele publikule oma kolleegi Anneli Liivamägi-Hitrovika oleme kirjutanud käsiraamatu. Praegusel hetkel selle kodulehel, kriminaalpoliitika kodulehel veel kättesaadav ei ole, aga see peaks tulema sinna lähinädalatel, et lähipäevadel on see natuke optimistlik, aga et kus seda lapse küsitlemist käsitlev infot on siis, oleme siis kenasti kokku pannud. Ja nüüd on läbi. Aitäh, Kristjan, väga põneva ettekande eest. Et kuna tavaliselt kipub olema, et on ka küsimusi, siis me oleme ikkagi proovinud iga esitluse lõpust näpistada circa 15 minutit ka küsimuste peale. Et kui kellelgi nüüd praegu on mõni küsimus, mida sooviks esitada Kristjanile, siis nüüd oleks see kõige parem moment. Siis tõstke käsi ja ma lendan kohe teie juurde ja annan mikrofoni. Ja. Thank you for a wonderful presentation. I like it very much. My name is Anton Klančnik. I come from Slovenian National Police. And we are also dealing with interviewing with the children and victims, mostly of sexual crimes and violence, of course. I would like to point out 3 short questions. One, how to introduce yourself to the child. I think this is very important when you have the first step in communication with the child. Because sometimes we are police officers, criminal detectives, but still we are officials, and this might be for some kids interrupting, and for some is okay. And of course, I answer it. Okay. Yeah. This is an interesting question because when we talk about you can speak Estonian. I hear the headphones. Okay. I want to learn more Estonian. Siin põrkuvad küsitlemismetoodika ja kriminaalmenetluses protseduurireeglid. Ehk siis, kui me räägime küsitlemismetoodikast, nagu NICHD protokoll, siis kriminaalmenetluses piisakski sellest, kui ma ütlen, et tere, minu nimi on Kristjan, mina olen politseinik. Aga kui me räägime kriminaalmenetluse protokollist, siis see tähendab seda, et algselt ma pean tegema ametliku sissejuhatuse, et oleks aru saada. Ja see on koht, mis lapsele võib olla
nii-öelda raskesti jälgitav. Tere, mina olen vanemuurija Kristjan Kask Tallinna prefektuuri sellest, et täna viime läbi kannatanu selle ülekuulamise. Et laps selle peale võib olla natuke väsinud ja siis ma teen justkui teise sissejuhatuse. Et nüüd hakkame sinuga rääkima ja nüüd mina olen Kristjan. Et ma tulen siit ametlikust rollist välja ja nüüd ma olen selline teises rollis. Et paraku see nii hetkeoludes on. Okay, I heard half of Estonian and half in English, but I got the picture. Again. And the second question would be about the video recording of the interviews. This might be disturbing and also could be done in a sensible way to children. You asked that we should do it or yes, what? This is the question. Should we take cameras to avoid further interviewing of the child later in the court or in the other proceedings? The video recording... ülekuulamiste video salvestamise suur eelis on see, et ideaalsel juhul siis me küsitleme last ühe korra. Ja kui see on professionaalselt läbi viidud, siis me saame info ja me saame tõendi. Iseasi on, mis toimub edasi praktikas, ehk siis meil võib olla vajadust, kui me räägime jällegi kriminaalmenetlusest, küsitleda teistkordselt või võib ka olla juhus, kus ikkagi laps tuleb kohtusse neid samu ütlusi andma, aga et see eesmärk võiks olla ikka lapse nii vähene küsitlemine kui võimalik, ehk siis sellest ühest korrast võib piisata. And finally, the last, and then I'll give the microphone to somebody else, of course. Right now in Slovenia, we have a case when more than one interview with the child is needed because the crime that happened against this particular child is so huge. And we made an agreement with the child at a discussion at a certain point, like you mentioned, after half hour or 45 minutes somehow. We made an agreement to have additional interview later on, the next day or 2 days later. And the child is, thank God, speaks. I think this is a good practice when you have an agreement with the child. And I'm asking you because you explained a lot of things like that, the best interest of the child. I think it's very important here. So have an agreement and that will be the same person who does the interview. What do you think about that? Nüüd on mul juba meeles, et ma pean eesti keeles rääkima. Et kui lapsega juhtunu on koosneb rohkematest episoodidest, siis jah, see tähendakski seda, et üks uurija küsitleb seda sama last, me teeme pausid ja seda võib teha erinevatel päevadel. Ehk siis me ei lähe enam tagasi selle juurde, mis me rääkisime eile, vaid me räägimegi iga päev edasi. Et laps suudaks taastuda või me teeme pausi, laps käib vahemal söömas, puhkab natuke ja siis me jätkame. Et sellest pauside tegemine on lapsega arvestav ja see, et üks küsitleja seda läbi viib algusest lõpuni, et see on ka hea praktika. Sest see, mis te välja tõite, lapse motivatsioon rääkida, seda praegu väga palju uuritakse, sest meil on kerge rääkida lapsega, kes ka meiega tahab rääkida. Sest meie lapsega tahame rääkida. Aga kas laps meiega tahab, see on iseasi. Ja inglise keeles kirjelduses see sama reluctant, eesti keeles on tõrgest rotslik on natukene üle vastumeelne, natuke parem, et see tähendab seda, et lapsel on ilmselt oma motiiv, miks ta ei räägi. Kas see on seotud meie isikuga, kas see on seotud meie küsitlusmeetodiga või on see seotud teemaga.
et me seda ei tea. Ja siin see võtmekoht olekski seesama usalduse loomine. Et vastasel juhul on nende ütluste abil väga raske vahet teha, kas laps tõesti ei mäleta või ta ei soovi meiega rääkida. Ja siin, mis lõksu me tavaliselt langeme, on see, et me püüame aidata tal meelde tuletada, et järsku see on ikkagi mäluprobleem, aga see ei pruugi olla, see võib olla motivatsiooniprobleem. Ja sellele suunatud ongi NICHDR protokoll, ehk siis kuidas nende selliste lastega saaks seda usalduslikku suhet luua. Kellelgi on veel mõni küsimus? Jah, on küll. Tere, Anna Frank-Vir on lastemaja projektijuht siis meil. Ja mind huvitab see tõlkimise osa, et te ütlesite, et intervjueerijal peab jääma nagu see suhe selle lapsega, et tõlk on justkui niisugune kõrvalinimene, aga mulle tundub see on ebaloogiline, kui laps ei saa sellest intervjueerijast mitte ühtegi sõna aru. See on üks küsimus. Ja teine küsimus on see, et kuidas te nagu kindlad olete, et see tõlk on ehe või aus või kuidagi, et mis meetodid tema kasutab, kui tema tõlgib ära need esitatud küsimused? Vastus esimesele küsimusele on see, et jah, laps saab parema kontakti selle inimesega, kes temaga räägib, aga et kui meie oleme selle küsimuste küsija, siis see võib minna juba tõlgi ja selle lapse omavaheliseks vestlusest, kus meie küsijana jääme välja. Ehk siis, et seda olukorda vältida. Et vähemalt tal see silmside meie kui küsijaga oleks parem, et ta näeks samal ajal ka tõlki, aga et ei saaks teda eelistama hakata ja meid sellest vestlusest üldse välja jätta. Teine osa on selle küsimuste küsimisega, ega meil ei olegi seda kindlust. Ehk siis, kui me teame seda teist keelt ja saame sellest võib-olla natuke aru, siis meil võib olla see arusaam, et kas tõlgiti sama asja või mis on selle tõlke usaldusväärsus. Aga meie kultuuris vähe levinud keelte osas meil seda vastust ei ole. Ja tõlgid on seda seletanud ka siis selle kohaliku keele ja kultuuriruumi eripäradega, ehk siis mina küsin ühe avatud küsimuse, mina selgitatakse inimesele 5 minutit. Et selles kultuuris see on tavapärane, meil seda võib olla raske taluda ja kui selle vaheline lapse ja tõlgi vaheline vestlus kestab veel edasi ja sinna vastus tuleb lõpuks ei, siis me peamegi sellega leppima, sest meil on raske hinnata nüüd, et kuidas tõlk siis oma tööd teeb. Praktiline näide on mul ühest teaduskonverentsist, kus olid 2 või 3 Jaapani teadlast, kes kandsid ette oma konverentsi ettekande, aga küsimustele vastamisel nende inglise keele oskus ei olnud nii hea. Ja siis seesama juhtub ka meie elus täiskasvanutega, et saalis tuleb küsimus, need hakkasid omavahel arutasid väga pikalt, ja vastus siis oligi küsimustel enamjaolt kas yes või no. Olemata sellest, mis vormis see küsimus oli esitatud, kas avatud, suletud või vaba meenutust hõlbustav. Okei, aga see on nüüd viimane küsimus, et mega kiiresti 30 sekundit. Kuidas võtta maha lapsel hirmud, et kui ta räägib tõde, siis tema lähedane pannakse vangi? Lihtsalt ravimit mul selle vastu ei ole. Ehk siis see on koht, mida lapsega tuleb arutada, kas see nüüd peaks olema see intervjuu enda kontekst, see on iseasi, aga et juhtnööre selle osas, et kuidas neid hirme struktureeritud maha võtta, seda hetkel ei ole.
aga et lapsega me peame sellest rääkima, et mida see endaga siis kaasa toob. Sest ma olen teiega nõus, see võib olla üks motivaator, miks laps otsustab meiega mitte juhtunust rääkida. Sest ühelt poolt minuga juhtuvad traumaatilised sündmused, aga teiselt poolt, kui on tegemist lapsevanemaga, et mul on tema vastu kiindumussuhe või seesama, ta jääb minu emaks või isaks. Et see ongi väga, väga raske olukord. Aitäh! Ma loodan, et sa jääd meiega lõunale. Jah? Please? No äkki, kohvi? Ma jään teiega lühikesele lõunale, sest Murphy seaduste kohaselt on tänane päev selline, kus ma lähen teist ettekannet tegema edasi äratundmiseks esitamisest, aga et väike lõuna, et kes minuga rääkida soovib, et ma ei jookse ära. Ära ta ei jookse. Täpsustaks seda veel, et lõuna nüüd on esimesel korrusel. Me alustame uuesti kell 1, Eeva tuleb peale, nii et see tähendab seda, et paluks olla kell 1, nagu tähendab juba oma kohtadel ja valmis kuulama. Siis Brit tõi meile Justiitsministeeriumist peitis ennast nüüd ära, aga ta tõi meile neid murebaromeetri voldikuid ka, et need on eesti ja vene keeles, need on kohe siin laua peal, kui uksest välja lähete, et võite neid ka võtta. Ja siis kui mingid muud jooksvad küsimused, siis minu ja Mari-Liis juurde tagasi. Ja kõrvaklapid ja nüüd tõlke jaoks, ärge unustage neid korra siis kõrvale panna või nendega paluks ära mitte minna.